Tere, mina olen Jaanus Ringmäe. Ja mina olen Veiko Arumäe. Me räägime edasi uuest loodust ja alateemana sellest, et meil pole mingisugust hukkamõistmist. Nüüd Galaatia kirja 5. peatüki 1. salm ütleb niimoodi. Vabaduseks on Kristus meid vabastanud. Püsige siis selles ja ärge laske endid jälle panna orja ikkesse. Nüüd päris paljudele kristlastele ja tegelikult ega ka uskumatutele inimestele ka meeldib selline sõna nagu vabadus. Ja inimesed tahavad vabadust ja vahel inimesed ei mõista seda, et tegelikult meil ei ole üldse elus ilma Jumalat või koos Jumalaga olemas absoluutset või nii-öelda, ma nimetaksin lausa anarhialikku vabadust. Et me oleme tegelikult kogu aeg mingisuguses mõttes millegile alistumas, millegile nii-öelda allumas ja me peame arvestama seda, et me oleksime õigetele asjadele allumas ja alistumas. Lisaks sellega isegi praktilisel kombel mõningad asjad, mis meie üle nagu valitsemas on isegi kasulikud. Näiteks maa külgetõmbe jõud. Ta on meie üle mingis mõttes valitsemas. Hoiab meid siin maa küljes kinni, muidu me hõljuksime siin õhus kuskil. Nii et, aga kui me räägime vaimsetest asjadest, siis kui me kristlaseks oleme saanud, siis kui me räägime vabadusest, tähendab seda, et meie üle valitseb Jumal ikkagi. Sest Jeesus on meie issand. Ja see vabadus on see, et me ei alistu enam kuradile, me ei alistu enam patule, me ei alistu nendele asjadele, mis me võib-olla varem alistusime. Ja vaata veel, mõni inimene ütleb, et ma mõtlen siis loodeta ikkagi mitte kristlane. Mind näiteks inimene suitsetaja, see suitsetaja ei hoia mind üldse kinni, see ei valitse minu üle. Ma nii-öelda ainult tõmban sellest, et mulle lihtsalt meeldib see. Ja tegelikult keegi kunagi väga hästi just ütelnud selle suitsetamise kohta, et huvitav, kas see kumba otsas on, et kas see inimene, kes imeb, on selle kõrre otsas või kõrs on selle inimese otsas. Et selles mõttes just selle viitega, et kumbad tegelikult valitseb ja tegelikult need inimesed sageli, nad ei suuda ennast üldse talitseda. Ma vahest vaatan, nagu öeldakse, iga mingi poole tunni tagant nad peavad kuskile saama seda imema minna. Ja tegelikult see asi valitseb nende üle. Ja kristlasena inimene tänu Jumalale, kui keegi sellega on maadelnud, Jumal annab võimaluse sellest välja tulla ja ise selle üle valitsema hakata. Aga nüüd ta räägib siin, et me oleme kutsutud vabaduseks. Näeb seda, et see vabadus, millest ta räägib, siis ei ole absoluutne vabadus, vaid see räägib just see, et me võime valitseda ka haiguste üle, me võime valitseda ka patu üle, me võime valitseda väga paljude negatiivsete asjade üle ja see on see, millesse meid on kutsutud ja ütleb, et me ei peaks minema orja ikkesse. Tähendab seda, et vahest mõne kristlase elu mitte kristlasest erineb ainult selles, et tema käib pühapäeval kirikus ja see inimene ei käi kirikus pühapäeval. Ja erinevust muud eriti ei ole. See on see, et nagu kui on haiguste periood, siis see kristlane on ka haige. Tema on jälle ka köhanohu ja mis iganes muud mingid probleemid. Ja kui on jälle mingisugused muud probleemid ja asjad, siis tema on jälle nendes probleemides. Kui kellelgi nagu öeldakse ei jagu piisavalt igapäevalt toidu ostmiseks, siis temal on ka samad probleemid. Nüüd iva on selles, et kui me oleme kristlaseks saanud, me peaksime erinema. Miks pärast me peaksime erinema? Sellepärast, et Jumal on midagi meie jaoks teinud ja meile midagi andnud. Jeesus on kandnud meie haigused, tema sai vaeseks, et me saaksime rikkaks ja see on seesama, et me peame tõesti usus kinni haarama sellest, mida Jumal on teinud ja on kutsunud meid vaba olema nendest asjadest. Need asjad ei peaks valitsema meie elus. Nüüd, kuna me räägime ka hukkamõistust, siis Galaatlastele kirja 5. peatüki 24. salm ütleb niimoodi. Aga kes on Kristuse Jeesuse päralt, need on oma liha risti löönud ühes tema ihalduste ja himudega. Nüüd, võib-olla see ei ole väga tavaline kõnepruuk, mida igapäevaselt inimesed räägivad, aga nüüd tänasel päeval keegi ei kasuta enam risti löömist tänu Jumalale selle eest, aga tol ajal, kuidas sa tegid, siis selle asja eesmärk oli tegelikult see inimene surmata. See oli väga räige veetod küll, aga nüüd ta toob selle sama võrdpildi liha puhul. Nüüd me peame meeles pidama ühte väga olulist asja. Me oleme vaim, meil on hing ja me elame ihus. Nüüd see vaim on siis väikse tähega, see on siis see sisemine inimene või piibel kasutab teisi sõnu ka süda. See on sama sisemine inimene, kes on siin ihu sees.
ja siis nüüd see hing tähendab siis meie mõtteid, meie tundeid, emotsioone ja siis nüüd on ka meie ihu või siis see, mis ta siin kasutab sõna siis liha. See on seesama kolmene loomus ja ta räägib sellest siin, et meie oleme liha risti löönud. Tähendab seda nüüd, kes see meie on? Nüüd see ongi seesama sisemine inimene, kes peab valitsema. Ja tähendab siis risti löönud, see ongi sama, et ta on muudetud jõuetuks, ta ei valitse, ta ei määra meie elus asju. Nüüd meil on vaja füüsilist ihu selleks, et siin maa peal olla. Nii-öelda, kui sinu füüsiline ihu lõpetab tegevuse, siis sa oled läinud siit. Et selles mõttes see, nagu öeldakse, me ei peaks pidama nagu füüsilist ihu halvaks, aga me peame mõistma seda, et me peame sellega targasti ja õieti ümber käima. Ja nüüd see ongi see, me lööme oma liha siis risti, see tähendabki seda, et me paneme ta sellesse kohta, et tema ei suuna, tema ei määra ja tema ei ole see, kellel on sõnaõigus. Et see on see üks oluline printsiip, mis me peame enda jaoks ka kristlasena paika panema. Ja 1. Johannese 3.9 ütleb veel, et ükski, kes on Jumalast sündinud, ei tee pattu, sest tema seeme püsib temas ja ta ei või pattu teha, sellepärast, et ta on Jumalast sündinud. Ja see on see asi, kui me anname oma elu Jumalale, et tegelikult Jumal, see igatsus tuleb meie sisse, me ei taha elada kõlvatut elu, siis selles mõttes see on meie sees. Jah, nagu me kuulsime just, et see liha on see, mis üritab vedada ühes suunas. Ma mäletan, kui ma olin elu andnud Jumalale ja siis mul oli veel nii-öelda vana harjumus baari minna, koos sõpradega istuna ja napsutada natukene seal, siis tegelikult ma tundsin seda konflikti endas. Ja see konflikt oli see, et mu ihu tahtis seal olla või liha nagu koos selles seltskonnas, aga mu sees tegelikult kogu aeg häiris. Minu vaim või minu süda ei tahtnud tegelikult pattu teha. Ja nii kaua, kui mu süda või ütleme siis see sisemine inimene oli nõrk, nii kaua siis see liha valitses minu üle. See tiris, mida sõbrad ütlesid, no lähme nüüd, liha tiris selles suunas, aga vaim ei tahtnud nii-öelda minna selles suunas. Aga mida rohkem ma kuulasin Jumala sõna, mida tugevamaks minu sisemine inimene sai, seda enam mul oli jõudu öelda ei, kuni ühel päeval ma ütlesin ei, te võite minna, aga mina ei lähe. Sest mu sees oli igatsus mitte teha pattu. Ja siin ta ütleb sellist asja, see on loomulik asi, mis meil usu tee peal juhtub, et meil tekib alguses see võitlus, sa võid näha isegi, kuidas noored usklikud tulevad kogudusse, kuidas seal on selline võitlus nende sees käib, et nad on koosolekul, neil on käed püsti, sest see atmosfäär on selline ülesehitav ja neil on jõudu selles atmosfääris käsi tõsta ja niipea, kui nüüd läheb esmaspäev, nad lähevad tööle oma töökaaslastega kokku saavad, siis on see konflikt pistab pea välja, sest seal sees on igatsus mitte teha pattu, võib-olla mitte rumalaid nalju kaasa rääkida, aga see vana loomus üritab pead tõsta, aga tänu Jumalale, et me võime tugevamaks saada. Aga isegi usu tee peal, kui me käime, Jumal on nii ustav, et ta tagab Jeesuse vere läbi, et me võime pidevalt puhast elu elada tema ees. Ütleb 1. Johannes 1.7, aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, ehk siis sõna järgi elame, siis on meil osadus üksteisega. Sa näed, et siin ta ütleb ka, et see mõjutab tegelikult meie omavahelisi suhteid. Kui me käime sõna järgi, me austame üksteist, me käime armastuses, Piibel ütleb, et me ei tee midagi riiu ega kiusu pärast, sest me käime valguses ja see põhjustab, meil on üksteisega omavahelised suhted tugevad ja koguduses peaks see normaalne olema. Ja ütleb, ja Jeesuse Kristuse tema veri puhastab meid kõigest patust, ehk laiendatud tõlge ütleb ka süüst. Nii et seal on see jätku puhastus, et kui me samas palume ka andeks, ütleme, et Jumal, need lipsasid rumalad sõnad minu suust või totter nali tuli välja. Alles hiljuti meil sai üks inimene, tähendab tuli kogudusse, on päästetud saanud ja tundis mugavalt ennast ja hakkas mingit vana nalja tegema seal. Ja siis ta sai aru, et keegi kaasa ei naernud ja mõtles, et vabandust, et see ei sobinud nüüd siia, et ma olen nii harjunud selliseid nalju tegema, aga see lipsas üle tema huulte harjumuse pärast. Ja siin nüüd tuleb appi sellises olukorras see, et Jumal, ma palun andeks sinu käest, ma tänan sind, et Jeesuse veri puhastab, et ma võin edasi liikuda puhtalt. Nüüd Johannese 5.1 on üks huvitav lugu, millest Jeesus räägib. Tervenemisest küll, ütleb, et pärast seda oli juutide püha ja Jeesus läks Jeruusalemma. Aga Jeruusalemmas oli lambavärava ligi tiik, seda hüütakse heebrea keeli petsataks.
Sellel on 5 võlvitud hoonet. Neis lamas hulk haigeid, pimedaid, jalutuid, kõhetuid, kes ootasid vee liikumist. Sest aeg-ajalt tuli ingel alla tiiki ja segas vett, kes siis esimesena pärast vee segamist sisse astus, sai terveks. Olgu siis mis tahes haigus tal oli. Aga seal oli inimene, kes oli 38 aastat haige olnud. Kui Jeesus teda nägi seal lamavat ja teada sai, et ta juba kaua aega oli maas olnud, ütles ta talle, kas sa tahad terveks saada? Haige vastas temale, issand, mul ei ole seda inimest, kes mind aitaks tiiki, kui vett segatakse. Seni, kui ma tulen, astub teine minu eel ette sisse. Jeesus ütles temale, tõuse ülesse, võta oma voodi ja kõnni. Ja inimene sai kohe terveks, võttis oma voodi ja kõndis. Aga see päev oli hingamispäev. Siis ütlesid juudid sellele, kes oli terveks saanud. Nüüd on hingamispäev, sul ei sobi voodit kanda. Tema vastas neile, kes mind terveks tegi, ütles mulle, võta oma voodi ja kõnni. Nad küsisid temalt, kes on see inimene, kes sulle ütles, võta oma voodi ja kõnni. Aga terveks saanu ei teadnud, kes ta on, sest Jeesus oli läinud kõrvale seal paigas oleva rahva hulka. Nüüd on huvitav lõik siin. Pärast seda leiab Jeesus tema pühakojast, ütleb talle, vaata, sa oled terveks saanud, ära tee enam pattu, et sulle ei juhtuks midagi halvemat. Inimene läks ära ja ütles juutidele, see oli Jeesus, kes ta terveks tegi. Nii et on näha, et see, kui inimene oleks hakanud uuesti harrastama seda patust elustiili, see oleks ta vanasse kohta tagasi viinud. Ja tema vastutus oli nüüd hoida ennast eemale patust. Tõenäoliselt oli seal tema minevikus olnud mingisugune elustiil või midagi oli põhjustanud, et ta oli langenud või kukkunud sellesse kohta. Nüüd Jeesus läheb, ütleb tema juurde, annab talle võtme sellele, ütleb, et sa pead hoidma ennast eemal ja mitte ainult seda, vaid et midagi hullemat sulle ei juhtuks. Teisisõnu me näeme, et see haigus või patu tulemusena ta tegelikult oli saanud suhetest eraldatud. Ja need normaalsed suhted, mis tal olid lähedastega olnud, nüüd ta oli hoopis haigetega koos. Ta oli teistsuguses kohas. Nüüd kui Jeesus tuli tema ellu, ta taastas, tegi ta terveks ja taastas ka need suhted või mis tal olid nüüd uued suhted või värsked suhted tervete inimeste keskel. Nii et olla ka nendes tervetes suhetes, inimene peab hoidma ennast patust eemal. Amen. Nüüd Rooma kirja 6. peatükk 14. salm ütleb niimoodi, sest patt ei tohi teie üle valitseda, sellepärast, et teie ei ole käsu all, vaid armu all. Üks huvitav tõlge, see on Message Bible, ütleb väga huvitavalt need kirjakohad, natuke eespoolt isegi. Ta ütleb niimoodi, Rooma 6.12, te ei tohi anda patule häält oma elu juhtimisel. Ärge pöörake sellele isegi hetkeks tähelepanu. Ärge ajage ühtegi asja enam nii, nagu vanal eluviisi ajal. Pühendage kogu südamest täis ajaga, pidage meeles, et te olete üles äratatud surnust, Jumala teedele ja tegutsemisviisidele. Patt ei saa teile enam öelda, kuidas elada. Lõppude lõpuks te ei ela enam selle vana türannia all. Te olete Jumala vabaduses. See on selline väga huvitav tõlge tegelikult, mis nagu üritab, kuna ta on selline sõnumi tõlge, ta üritab nagu sõnumit edasi anda ja ta ütleb väga hästi just, et me ei peaks andma patule mitte mingisugust võimalust. Et ta ütleb ka, nagu meie tõlge ütleb, lihtsalt patt ei tohi teie üle valitseda. Ja ta räägib just seda, et mitte mingisugusel kombel ei anna talle häält, tema ei juhi, tema ei pane elus paika meie asju ja see on see otsus ja see valik, mida meie teeme. Ja toimub, mismoodi see toimub jällegi, ütleb, et aga ma ei saa kuidagi, ma ikka jälle kukun sellesse asja tagasi. Nüüd see probleem on selles, et see inimese sisemine inimene ei ole tugevaks saanud. Ma rääkisin just sellest samast, seesama vaimne inimene. Mõni küsib, kuidas see inimene saab tugevaks, uurides Jumala sõna ja teine element on ka palve või ka ütleme osadus, ütleme Jumalaga. See tuleb ka kindlasti ülistus selle asja juurde. Ja need on kaks põhiasja, ütleme, mis loovad selle keskkonna, kus inimene saab vaimulikult tugevaks. Nüüd ma loen ka 1. Johannese 1.9. Nüüd see on üks väga tuntud kirjakoht ja paljud kristlased teavad seda. Ja ta ütleb, et kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nii et ta meile annab patud andeks ja puhastab meid kõigest ülekohtust. Nüüd üks viga, mida vahetevahel selle kirjakohaga on tehtud ja seda üritatakse kasutada mitte kristlaste jaoks.
et kui inimene tuleb, ütleme isegi nii-öelda Jeesuse juurde ja siis öeldakse, et no nüüd ta peab oma patud tunnistama. Need ilmselgelt sel hetkel, kui ta tuleb, tal võib päris palju neid asju olla, mis ta elus korrast ära on. Ja kui ta hakkaks kõiki neid ükshaaval tunnistama, ta jookseks puntrasse oma asjadega ja nagu öeldakse, ta lihtsalt võib öelda, isa, anna mulle andeks minu patt ja ma tänan sind. Kõige olulisem on tegelikult see, et ta ei ole uskunud Jeesusesse. Ja ta seab oma asjad korda ja annab selle kõik. Aga nüüd ta räägib siin siiski kristlastele spetsiifiliselt. Ja see ongi sama, et kui me teame, et me elus midagi on korrast ära, ja see teadmine on, meil on selge tunnistus, me süda annab selge aru saama, see asi tuleb korda seada. Ja siis me tunnistame selle asja, ma eksisin selles konkreetses asjas. Nüüd vahetevahel mõned ütlevad, no äkki mul on mingid salajased patud. Nüüd, mis asi on salajane? See on see, et sa ei tea midagi, eks ju. Nüüd iva on selles, me ei pea urgitsema ja otsima mingisugused teadmata ja salajasi asju välja. Kui sa tead, sea asjad korda, kui sa ei tea, siis usalda Jumalat. Jumal on see, kes on armuline. Aga nüüd vaata, mis ta edasi ütleb. Ta puhastab meid kõigest ülekohtust. Nüüd see sõna ülekohus võib-olla ei ole selline tavapärane sõna, mida igaüks kasutab. See on tegelikult ebaõigus. Ja ta puhastab meid kõigest. Tähendab seda, et kui inimene tunnistab oma eksimusi Jumalale, sellest hetkest saadik ta on puhas. Ja selle eksimuse kõik tagajärjed ja kõik see ebaõigsus on kadunud tema elust. Ja see on väga oluline element. Vahest mõni inimene tuleb ühe sama asja pärast mitmeid kordi Jumala ette. Kui sa selle juba ühe korra tunnistasid, sa parandasid sellest meelt, pöördusid sellest, siis sa ei pea enam sellega uuesti tulema Jumala ette. Mõni inimene tal tulevad pidevalt meelde võib-olla oma varasemad eksimused või isegi asjad, mis ta mitte kristlasena on teinud ja mingisugused väga tõsised vead või valed asjad, mis ta on teinud. Aga iva on selles, kui sa selle asja oled korda seadnud, sa ei pea enam seda meelde tuletama. Jumal on selle sulle andeks andnud, tema ei pea seda meelest, tema ei tuleta seda meelde ja see on üks väga oluline, et me teame, et me oleme puhtaks tehtud. Ja rääkides veel hukkamõistust, siis Rooma 8 tegeleb selle teemaga ja ma loen esimesed 2 salmi. Nii ei ole siis nüüd mingisugust hukkamõistmist neile, kes on Kristuses Jeesuses, sest eluvaimu käsk Kristuses Jeesuses on sind vabastanud patu ja surma käsust. Nii et Jumal on meid vabaks teinud ja meil ei ole mingisugust hukkamõistu. Amen. Ja me ei tohiks tegelikult uskuda vaenlase süüdistusi, nagu me just kuulsime, et me kangutame nii-öelda neid vanu asju välja, et need on Jeesuse vere all ja meie ülesanne on unustada see. Ma kohtasin aastaid tagasi ühte vanemat prouat, kes mingil põhjusel tuli ta kogu aeg palvega või tähendab, ta tuli eest palvele. Ta tahtis, et jälle tema eest palvetatakse. Üks sama teema oli tal. Ja nii, ta ei olnud meie koguduse liige, ta käis aeg-ajalt mujalt käis teisest kogudusest meil, aga ta oli selline hästi morn, tõsine, õnnetu, usklik eluaeg niimoodi tõenäoliselt olnud. Ja siis, kui me lõpuks teada saime, et miks ta ühe sama asja pärast tuleb ja see oli see, et ta palvetas, et paluge minu eest, et Jumal annaks minu patud andeks. Ja mina mäletasin teda vist aastate jooksul ühe sama asja pärast olles mitu korda. Ja siis me palusime, kõik sai nagu korda, et Jeesus on sulle nüüd andeks andnud. Nüüd unusta ära, läheb mingi aeg mööda, ta tuleb täpselt selle sama asjaga. Probleem oli selles, et Jumal oli talle andeks andnud. Sõna ütleb seda. Ta lihtsalt otsustas rohkem uskuda oma tundeid ja seda, mida ta arvas. Tõstis selle Jumala sõnast ülesse poole ja see hoidis teda, see hukkamõist ja süü tunne hoidis teda kammitsates aastakümneid ja mina ei mäleta oma elu jooksul, et ma oleks näinud seda inimest naermas või naeratamas ja isegi kui ta tänavapildis liikus, siis ta oli kogu aeg selline suunurgad allapoole nagu draamateatri ikoonil tead ja no, rõõmu sealt suust välja ei tulnud. Ometi eluaeg usklik olnud ja ilmselge oli see, et seal oli midagi, millele inimene pihta ei olnud saanud. Ja see on üks väga oluline asi inimeste puhul, et nad unustavad ära. Jumal unustab ära, minu ülesanne on ka ära unustada see ja
vabana hukkamõistust, et Jumal, ma tänan sind, ma olen nii rõõmus sellepärast, et sina oled mulle andeks andnud, mul ei ole mingit hukkamõistu, ma võin tõsta oma pilgu, piibel ütleb, need, kes vaatavad tema poole, need säravad rõõmust, ma võin Jumal särada täna, sellepärast, et sa oled mulle andeks andnud. Ja Hebra 8:12 ütleb, et sest ma olen armuline nende ülekohtustele tegudele ega tuleta enam meelde nende patte. Kui me oleme andeks palunud Jumala käest, Jumal ei tuleta meelde. Ja kui me hakkame rääkima, talle küsib, poiss, millest sa räägid? Ma ei tea, millest sa räägid. Läinud. Ma mäletan aastaid tagasi, siis kui ma kogudusse tulin, mul oli veel lintmakk. Ja seal oli maailmamuusika seal lintide peal. Aga nüüd olles andnud elu Jumalale, ma tahtsin midagi muud kuulata, siis ei olnud Spotify'd ja YouTube'i ja midagi muud ei olnud. Ja ma mäletan, ma läksin pastor Kenile laupäeval ukse taha, koputasin, ajasin ta varakult üles ja küsisin, kas sul kristlikku muusikat on. Ja siis ta okei, laenas mulle 2 plaati, ma mäletan, sest mu vend oli just CD-mängi ostnud ja ma mõtlesin, ma kasutan seda juhust ja võtsin selle CD muusika, mis siis oli ja ma võtsin ühe vana salvestusega lindi ja ma lasin sinna peale selle uue kristliku muusika. Ja nüüd, kui ma hiljem tahtsin kuulata seda linti, seda vana seal ei olnud. See oli kustutatud, see oli kadunud sealt. Nüüd oli see uus muusika seal peal, mida ma olin siis nii-öelda salvestanud. Ja Jumalaga on samamoodi, see vana on täiesti möödunud, see on ära kustutatud, seda ei ole. Ja nüüd, kui me tahame kuulda, seal on see uus elu, mida Jumal on meile andnud. Amen. Nii et ma räägin natukene ka julgusest Jumala ees. Et loomulikult meil on vaja, et esimene asi on ka see, et me teame, et me oleme õiged Jeesuse ees ja hukkamõistuga me ei lähe Jumala ette. Kui me oleme hukkamõistu all, me ei julge peadki tõsta. Ja ütleb 1. Johannese 3:21 ja 22. Armsad, kui meie süda meid hukka ei mõista, on meil julgus Jumala ees. Ja mida me iganes palume, seda me saame temalt, sest me peame tema käske ja teeme, mis on temale meelepärast. Nii et sõnakuulelikkus on üks suur võti tegelikult Jumala kuningriigis, et me näeme Vanas Testamendis, on lausa öeldud sõnakuulelikkus õnnistus. Kui inimesed elavad sõnakuulelikkus Jumala käskude järgi, siis õnnistused tulevad nende ellu. Ja siin ta ütleb, et midagi veel, et kui me elame selle järgi, mida Jumala sõna ütleb, siis meie oma südametunnistus ei mõista meid hukka. Aga inimesed vahel, mida nad teevad, on see, et nad nii-öelda teevad Jumala sõnaga ja see, mida Jumala sõna on neile öelnud teha, nad teevad sellega kompromissi ja siis nende oma südametunnistus hakkab hukka mõistma neid. Ja kui see juhtub, siis neil ei ole julgust minna Jumala ette ja et julgelt paluda. Aga tänu Jumalale me võime ka seal minna Jumala ette öelda, anna mulle andeks. Ja me võime edasi liikuda koos Jumalaga ja seda annab meile julguse minna tema ette. Rooma 13:9 ütleb nõnda. Sest käsk sa ei tohi abielu rikkuda, sa ei tohi tappa, sa ei tohi varastada, sa ei tohi ülekohut tunnistada, sa ei tohi himustada ja iga teine käsk on kokku võetud sellesse sõnasse armasta oma ligimest nagu iseennast. No siin on öeldud, et näiteks asi või käsk, mida me peaksime pidama või tegema, on käia armastuses teiste inimestega. Amen. Et kui ma armastan sind, siis ma sinust halba ei räägi. Ma ei kirjuta internetis kindlasti sinust midagi halba või ei kommenteeri midagi halba, sellest ma käin armastuses. Ja Jumala sõna ütleb, et me peaksime seda tegema ja kui me elame sellisel moel, siis meie süda ei mõista meid hukka. Ma loen veel ühe kirja, kui Galaatia 5:14 ütleb, et sest kõik käsk on täidetud ühes sõnas, nimelt selles armasta oma ligimest nagu ise ennast. Tänu Jumalale. Nüüd Rooma kirja 6. peatükk ja 6. salm ütleb veel niimoodi. Kuna me seda teame, et meie vana inimene on ühes temaga risti löödud, et patu ihu kaotaks, nõnda, et me enam ei orjaks pattu, sest kes on surnud, see on õigeks mõistetud patust. Nüüd, kui me vaatame seda asja, siis esiteks ta räägib siin sellest vanast inimesest. Me oleme sellele juba siin viidanud mitu korda. On vana inimene ja uus inimene. See vana inimene on siis see, kes ei olnud koos Kristusega, see oli ilma Kristuseta, tema mõtlemine oli vale, tema arusaamad olid valed, tema suhtumine ei olnud Jumala sõnaga kooskõlas. Ja ta ütleb, et see vana inimene on ühes temaga risti löödud.
tähendab seda, et see läks sinna risti peale, mis tähendab risti löödud jällegi viitab ka surmale. Ja nüüd, et patuihu kaotatakse, nüüd see väljend võib-olla ei ole võib-olla väga hea, võib-olla hästi alati mõistetav. Kui lugeda erinevaid tõlked, siis ta tegelikult räägib sellest, et patuihu tehtaks jõuetuks. Seda tähendab seda, et nagu öeldakse, sest meie ihu jääb ju alles, eks ju. Aga me näeme just, et ta viitab patuihule. See tehakse siis jõuetuks. Tähendab seda, et nagu öeldakse nõnda, et enam ei orjaks enam pattu. Tähendab seda, et nüüd see patt ei ole see, mis suunab asju meis, mis paneb asju paika. Et see ei ole see, mis valitseb meie elus. Ja ta ütleb, et patuihu kaotaks nõnda, et me enam ei orjaks pattu. Nüüd see on üks huvitav asi ka, kuidas me näeme, et kui inimese elus patt valitseb, siis see ei ole lihtsalt see, et noh, mis siin ikka on, see on orjus. Kui ma mingis saates just viitasin ka sellele, kuidas inimesed võib-olla, kes on suitsetamisega nii-öelda kimpus või nii-öelda nad sõltuvad sellest ja on tegelikult orjamas seda. Ja võivad olla erinevad muud asjad, mis inimestel on isegi negatiivsed harjumused või asjad, mis pidevalt ja on orjastamas neid. See tähendab seda, et nagu öeldakse, nagu see soov või tahtmine või see asi tuleb, nad peavad minema, nagu see suitsetaja näide on ka, ütleme, see inimene nagu öeldakse mingisugune, ma ei tea, pool tundi on möödunud eelmisest korrast, ja öeldakse, ta peab minema, tal on nagu kibeleb kuskile jälle, ta ronib jälle mingisse teise tuppa, tänu jumalale, et tänasel päeval ei lasta neil igal pool suitsetada, aga öeldakse, ta peab minema. Ja me näeme, kuidas see on orjastamas inimest. Ja vahest inimesi võivad orjastada mingid muud asjad. Et me saame aru enesele, et me oleme vabaks tehtud. Et Kristus on meile andnud vabaduse. Sest kes on surnud, see on õigeks mõistetud patust. Me näeme siis seda, et me oleme õigeks mõistetud patusi, me ei orja pattu. Ja ma lähen tagasi veel selle sama kirjakoha juurde, millega ma alustasin. See on siis Galaatlastele 5. peatükk ja 1. salm. Kui ta ütleb siin, vabaduseks on Kristus meid vabastanud. Püsige siis selles ja ärge laske endid jälle panna orja ikkesse. Me näeme, see viitab täpselt selle samale asja tegelikult. Just ta räägib sellest, et me oleme toodud sellest orjusest välja, patuorjusest välja, me oleme toodud välja ka tegelikult haiguste orjusest, me oleme toodud välja ka vaesuse orjusest ja see on see vabadus, millesse me oleme kutsutud ja milles me peaksime elama pidevalt ja igapäevaselt. Ja kui me rääkisime täna just ka sellest hukkamõistust, siis inimene, kes on kogu aeg mõtlemas oma minevikule, oma eksimustele, oma möödapanemistele ja kogu aeg selle süütunde all ta on tegelikult orjuses ja meil on sellest välja toodud. Ja see on üks asi, mis ma tahan ka kõigile vaatajatele südame peale panna ja isegi võib-olla konkreetselt, et kui sina oled vaatamas ja sa oled tegelikult hukkamõistu all asjade pärast, mis sa oled kunagi valesti teinud, kus sa oled eksinud, kus sa oled mööda pannud. On need siis asjad, mis sa oled teinud või isegi ennem kristlaseks saamist, võib-olla isegi kristlasena oled asju teinud. Aga sa oled need asjad korda seadnud. Sa oled tunnistanud oma eksimuse, sa oled vastu võtnud andestuse, siis esimene väga oluline element on see, et sa võid julgelt öelda isale, Jumala isale, isa, ma tänan sind, sa oled mulle minu patu andeks andnud, sa oled selle unustanud ja sa ei tuleta enam seda mulle meelde. Ja ma otsustan ise ka seda enam mitte meelde tuletada, ma otsustan ise seda ka mitte enam oma mõtetes lasta ringi joosta ja kui need asjad tahavad taas tulla peale meelde, siis ma ütlen, isa, sina oled selle eest hoolitsenud, see on kõrvaldatud minu elust, ma olen vaba patust, ma olen vaba sellest kõigest ja ma ei pea seda enam meeles ja mul ei ole mitte mingisugust hukkamõistmist selle pärast tähendab seda, et sina oled selle unustanud ja mina otsustan ka unustada. Et ma ei ela ühe süütunde ja hukkamõistu all, vaid ma võin tulla julgusega sinu ette, võin julgusega seda teha, mis Jumal on mind kutsunud tegema ja olla tänulik Jumalale. Ja see on seesama suhtumine, mis meil peaks olema, sest Jumal on meid vabastanud ja on meid vabaks teinud. Amen.